Suur! Kahjuks sajandi esimese poole Tallinna valulaps. Nii, ma arvan, et 1 minut on küll aega, aga ilmselt oleks hea juba alustada, et kes tuleb hiljem. See siis jääb algusest ilma, aga ega ma midagi väga põhjapanevat vist esialgu ei räägigi, et võib-olla tutvustan ennast mõne sõnaga. Et siis tere, et minu nimi on Riho Paramonov ja mind kutsuti teile täna rääkima hobusest. Ja mu lugu on siis selline, et üldiselt olen ma tegelenud päris palju moderniseerumise temaatikaga, ehk siis selline ühiskonna uuenemise protsess 19. ja 20. sajandil. Ja siis sellele teemale oli paar aastat tagasi pühendatud ka minu doktoritöö. Ja selle doktoritööga oli siis niisugune huvitav lugu, et kui ma alustasin oma uurimist magistrantuuris, siis ma mõtlesin, et moderniseerumine, et see on seotud tehnoloogiaga ja minu, ütleme siis selline uurimisaines oli kitsamalt vaadates transpordi ajalugu, ma uurisin taksondust. Ja siis ma mõtlesin, et jube imelik, et miks ma peaksin tegelema voorimehega, et palju huvitavam on ju vaadata nüüd seda uudset tehnoloogiat, mis tuli 20. sajandi algul autot ja taksosid. Ja siis hakkasingi suure hooga uurima taksonduse ajalugu, Eestis polnud sellega eriti tegeletud. Ja siis, kui jõudsin doktorantuuri, sain aru, et tegelikult ei ole midagi võimalik öelda modernse ühiskonna kohta, kui ei uuri neid vanu struktuure. Ja kui uurida taksondust, siis ei pääse üle ega ümber voorimehe institutsioonist. Ja siis peaaegu kogu selle aja, mille ma veetsin doktorantuuris, ei tegelenud üldse taksondusega, vaid uurisingi just voorimehi. Ja siis panin need kaks asja kokku, taksonduse ja voorimehed. Ja siis selle põhjal julgesin midagi öelda Eesti moderniseerumise kohta. Ja nagu te aru saate, siis ma võib-olla natuke rohkem tean voorimeestest kui mõnest muust sellisest hobutranspordi vormist või viisist. Ja see on ka üks põhjus, miks ma enamasti ka täna toon näiteid just sellest vallast, aga mitte ainult, et muudest hobustest tuleb ka pisut juttu. Aga ennekõike jah, räägime voorimeestest. Ja mis puudutab nüüd veel seda teemavalikut, siis nagu te pealkirjast näete, me ei räägi lihtsalt hobusest, me ei räägi lihtsalt voorimehest, vaid me anname talle väga kitsa raami, ehk me räägime 20. sajandi esimesest poolest ja nagu siin on öeldud, Tallinna valulaps, ehk siis käsitleme probleeme, mis voorimeeste hobusega tegelikult üldse selle aja Tallinnas siis aset leidsid. Ja siin alustaksin siis ühest niisugusest väga kenast vaatest. Siin te siis näete peaaegu kõiki mõeldavaid hobuliikumise vorme toonases Tallinnas. Siin ees on voorimees, siis on siin kauba vedamiseks kõikvõimalikud hobusõidukid ja kaarikud ja kärud. Ja siis siin keskel suunaga paremale näete te veel konkat ehk hobutrammi ka. Et pildide kohta ma ütlen nii palju, et need pildid, mis ma olen leidnud internetis selle ettekande jaoks, et neid üldiselt ei ole neil viiteid. Nii et mina ei ole ka pidanud otstarbekaks praegu siia neid viiteid lisada, otsida neid üles. Et need pildid, mis ma olen võtnud arhiivide andmebaasidest, et need on tähistatud viitega. Nii, aga et see asi nüüd natuke selgemaks saaks, siis me peaksime tõenäoliselt alustama kaugemalt ja me peaksime looma endale väikese konteksti, et saada aru, kuhu see Eesti ja kitsamalt siis Tallinna
aines mahutub, mis on selle raam. Ja siis nüüd olekski hea alustada ühe sellise üsna tuntud liikumisajaloolase Clay McShane'i sõnadega, kes on siis öelnud, et 19. sajandi linn esindab hobuse ekspluateerimise haripunkti. Ja see on tõepoolest nii, sellepärast, et linnad kasvasid ja hobusteta poleks inimesed saanud neid linnu siis laiendada, ehitada uusi maju ja elada neis linnades täisväärtuslikult, sest selle linnaelu see tähendab kindlasti palju suurema tähelepanu pööramist transpordile kui eales varem. Ja nüüd tekib siis üks hästi huvitav moment. See on niisugune masinaajastu, eks ole, väärtusarusaamad muutuvad, tekib selline mehhanistlik maailmapilt ja see avaldub ka suhtumises hobusesse. See muutub väga praktiliseks ja see tähendabki siis seda, et äriomanikud, kelle käsutuses ja kasutuses on kõige rohkem loomi, nad vaatlevad neid kui kasulikke masinaid. Nii et tõesti jah, see elav keha, et ka tema saab siis sellise mehaanilise vormi mingis mõttes. Ja ehkki hobusest oli siis ikkagi tohutult palju abi, kaasnesid temaga äärmiselt tõsised probleemid. Linnu ehitatakse, inimesed liiguvad aina enam linnadesse. See tähendab kohe seda, et on vaja aina enam hobuseid. Ja kui hobuseid on hästi palju, siis see tähendab seda, et kasvab ka nendega kaasneva mustuse ja jäätmete mass. Ja tõepoolest, ütleme, lääne suurlinnades läks asi nii karmiks, et need jäätmed, mida hobused tootsid, ähvardasid linnad enda allamata. Ja seepärast oli just nimelt hobusesõnnik New Yorgis 1898. aastal toimunud esimese maailma linnaplaneerimise konverentsi keskne teema. Et seal siis arutati väga põhjalikult, mida selle hobusesõnniku probleemiga teha. Ja nüüd see võib kõlada natukene paradoksaalselt, aga lahendus sellisele keerulisele olukorrale nähti just nimelt autost, mis oli hakanud äsja levima sajandi algul siis, eks ole. Ja juba 20. sajandi kahel esimesel kümnendil kõigutas see uus tehnika ehk siis mootorsõiduk hobuse positsiooni linnas oluliselt. Ja loomulikult ei jäänud sellest puutumata siis ka Voorimeeste institutsioon. Ja näiteks siis toongi Berliini, seal elas umbes 2 miljonit elanikku ja tõepoolest roskade arv sajandi esimese kümnendi lõpus langes alla 8000. Ja esimese maailmasõja ajal oli neid natukene üle 2000. Näete, langus on päris suur. Sõja lõpuks oli siis roskade arv vähenenud ligi 2 korda. Ja miks me nüüd siis hakkame Voorimeest rääkima just sellepärast, et linnades tegelikult on Voorimees selle hobutranspordi üks kõige domineerivamaid, kõige reljeefsemaid, kõige olulisemaid avaldumisvorme. Ehk siis enamik inimesi puutub hobusega linnas kokku just nimelt Voorimeeste kaudu. Ja siis kohe alustuseks võiks veel lisada, et voorimehed siis jaotuvad 2 gruppi, et on veovoorimehed, kes siis toimetavad kõikvõimalikke selliseid majandusvedusid, kaubavedu, eks ole, enne kõike. Ja siis sõiduvoorimehed, kes siis sõidutavad inimesi. Ja siin nüüd siis üks selline võrdlemisi kehva kvaliteediga pilt, aga samas hästi ilmekas annab siis edasi seda, millest enne juttu oli. Ehk siis see mustus ja räpasus, mis kaasnes loomadega linnas. Siis tõepoolest, et küsimus ei olnud ainult hobusesõnnikus, vaid suurlinnades, kus oli tuhandeid, kümneid tuhandeid hobuseid, peaaegu iga päev, kümneid ja sadu hobuseid ka suri tänavatel, nii et nad jäid sinna lebama, kuni nad ära viidi. Et seda siis see pilt edasi annabki, et see tegelikult oli päris tavaline vaatepilt. Ja nüüd siis liigume maailma tasandilt Euroopa tasandile ja uuesti Voorimeeste juurde. 20. sajandi teise kümnendi lõpuks oli Lääne-Euroopa suurlinnadesse jäänud väga vähe sõiduvoorimehi. Paljud voorimehe ettevõtted kahanesid või kadusid sootuks. Ja osa neist siis vahetas hobused autode vastu ja koolitas voorimehed ümber autojuhtideks. Nii et tõepoolest selline ülekanne
voorimeest autojuhiks oli täiesti võimalik. Ja selle kohta on päris palju näiteid, näiteks Pariisist, ka Berliinist, kõikidest linnadest tõenäoliselt. Ja nüüd, kui me loeme mälestusraamatuid, siis mõnikord on selliseid huvitavaid seiku võimalik leida, kus siis tõesti avaldub, et Lääne-Euroopasse sattunud eestlastel oli nende suurlinnadega raske harjuda. Ja just nimelt osalt ka seetõttu, et voorimehi oli nagu kohutavalt vähe, hobusid oli kohutavalt vähe. Et nemad, kes olid harjunud hobusega, tundsid, et see kuidagi nagu on üllatav ja on veider. Aga loomulikult siin meie piirkonnas, paljud eestlased ju olid otseselt või kaudselt seotud Vene linnadega, me teame, kui palju inimesi elas Peterburis, et Vene linnades tegelikult pidasid voorimehed 20. sajandi esimestel kümnenditel oluliselt paremini vastu kui Lääne-Euroopas. Ja paljudes linnades nende arv kohati isegi suurenes. Ja siin on nüüd igasuguseid põhjuseid, aga võiks mainida seda, et Vene riigis tuli voorimehele kasuks ka halvad teed ja siis ikkagi moodsate transpordivahendite aeglasem levik. Ja nüüd veel korra Lääne-Euroopasse, enne meil oli juttu Berliinist, et asi oleks selgem, siis 1920. aastate teisel poolel oligi Berliinis troskasid juba alla 500. Ja kui me nüüd vaatame 1929. aastat, siis selle aasta lõpus oli voorimehi loendatud 146. Nagu näete, põhimõtteliselt ei olnudki neid enam alles jäänud, arvestades Berliini suurust. See tähendab seda, et iga päev inimesed enam sõiduvoorimest ei pruukinud linnas kohata. Tegelikult, kui aus olla, siis sõiduvoorimehed ei kadunud ka 1930. aastatel, aga neid oli väga vähe, enamikul aastatest alla 50. Nii et sõiduvoorimehe institutsioon, et see oli ikkagi 30. aastatel täielikult marginaliseerunud. Aga nüüd, kui võrrelda Moskvaga, siis näiteks seal oli 1925. aastal umbes 5000 voorimeest. Et see ei ole nüüd täpselt teada, kas need olid sõidu- või veovoorimehed, ilmselt mõlemad. Ja Leningradis siis vastavalt 28. aastal 3000 voorimeest, nii et need on hoopis suuremad numbreid. Ja siin on siis üks pilt ka Moskva sellisest tänavaelust, nagu näete, hobune on täiesti olemas, 20. aastad. Nii, et võtta see Euroopa teema kokku, siis võib-olla oleks hea korra peatuda sellisel mehel nagu Gustav Hartmann. Ja see mees läks 28. aastal ajalukku sellega, et ta võttis oma troskaga ette enam kui 1000 kilomeetrise sõidu Pariisi. Ta oli ise berliinlane, ta sõitis siis Berliinist Pariisi, et juhtida tähelepanu voorimeeste raskele olukorrale. Ja üle 2 kuu väldanud sõit tegi raudseks Gustaviks kutsutud Hartmannist ülemaailmse kuulsuse. Ja tõesti, ta oli kohutavalt kuulus, ka Eesti ajalehed temast sel ajal päris palju rääkisid, nii et eestlastel oli väga tuntud nimi ja hiljem kirjutati temast raamat ka. Et see nüüd ongi siis võib-olla, ütleme, niisugune sümboljuhtum, mis näitab, milline oli siis see voorimehe institutsiooni kadumine. Ja nagu juba enne juttu oli, siis 30. aastateks olid sõiduvoorimehed Euroopa pealinnades sisuliselt juba unustatud. Aga hobune seejuures päriselt ikkagi ei kadunud, aga ta leidis peamiselt rakendamist majandussõitudel. Sellel ma siis peangi silmas just nimelt pakkide kaubavedu, et siin oli tal veel tegevust küllaga. Ja siin on siis üks päris ilus vaade sellisest triumfeerivast Hartmannist. See on huvitav, eks ole, mingis mõttes ta nagu asetub kaotajate ridadesse, aga kõikides nendes suurlinnades, kuhu ta sõitis, võeti ta vastu ikkagi tohutu tähelepanuga, nii et teatud triumfiks oli põhjust küll. Selline uhke mees. Ja nüüd liigume siis Eestisse ja Eesti kohta siis võib öelda nii, et kuigi 19. sajandi teisel poolel võeti Eesti alal kasutusele rong, lennuk ja auto, kestis hobuajastu 1920. aastateni. 1920. aastal oli riigis kokku 167 550, 1930. aastal 204 193, ja 1935. aastal 217 810 hobust. Nagu te näete, siis siin mingisugusest vähenemisest rääkida ei saa. Aga loomulikult kõige rohkem oli neid Tartumaal ja Virumaal, siin Põhja-Eestis hobuste arv
samasugust trendi ei näidanud. Ja teada on veel see, et 1930. aastate keskpaik oli Eestis iga 5 elaniku kohta 1 hobune. Ja loomulikult siis levinuim individuaalne transpordivahend oligi eeskätt kaubaveoks kasutatav hobusõiduk. Veel 1920. aastatel liikusid maanteedel peamiselt just talupojad oma 1 hobuse vankriga. Ja küllap see käib järgmise kümnendi kohta ka. Ja vaatasin veel ka liiklusloenduse andmeid, et näiteks 35. aastast tõesti avaldub, et ööpäevas liikus maanteedel 1 kilomeetri kohta kõige rohkem hobusõiduki. Ehk ma tahan öelda seda, et kuigi 20. sajandi esimene pool on täiesti ikkagi moderniseerumise tähe all kulgev see aeg ja loomulikult levib uus tehnoloogia, on see tegelikult ikkagi suuresti sisuliselt on ta ikkagi veel hobuseajastu. Ja nüüd siis räägime natukene hobusest linnas ka. Linna me ju lõpuks tahamegi jõuda. Ja tõepoolest linnapildis oli lihtsatel vankritel ja tavalistel tööhobustel kindel koht, sest maalt toodi linna kaupa. Teame ju ka Tallinna turgude kohta päris palju oleme näinud kõik neid suurepäraseid pilte, kuidas hobused seisavad reas. Ja ka äridel ja ärisid oli ju Tallinnas väga palju, olid oma vankrid, olid oma hobused, iga päev sõitsid need ringi, nii et kes tahtis ja neid kindlasti linnapildis ka nägi. Aga nüüd, mis puudutab siis sellist ülevamat külge, hobutranspordi ülevamat poolt, inimeste sõidutamiseks mõeldud kalesse ja töldu oli ikkagi suhteliselt vähe. Sellised sõidukid vajasid kutsarit, vajasid talli ja nad olid kallid ja seetõttu said neid endale lubada väga rikkad inimesed, mõisnikud, kõrged ametnikud, ettevõtjad, kaupmehed, teised sellised. Et üldiselt selliseid väga elitaarseid sõidukeid, et neid ikkagi iga päev ei näinud ja siin me räägime ka, eks ole, Eesti Vabariigile eelnenud ajast. Ja linnas, ega eliidil ei olnud midagi muud, ei jäänud midagi muud üle, kui ka sõita voorimehega, sõiduvoorimiehega. Aga millega nemad said oma eristaatust demonstreerida, see oli siis 2 hobuse voorimehe kasutamine. Et nii palju siis võib veel öelda, et ega tavaline lihtne linlane ikkagi voorimest ei kasutanud. Et Tallinn oli ikkagi täiesti ka vaatamata oma suurusele jalakäija linn. Ja ütleme sajandi algul siis oli juba jalgratas ka, aga ikkagi väga vähesed pered said endale regulaarset voorimehe sõitu lubada ja ei olnud selleks ka vajadus. Ehkki kiiresti moderniseeruv jäi Tallinn tõepoolest hobuse linnaks vaadeldava ajajärgu lõpuni. Hobuseid registreeriti igal aastal palju rohkem kui autosid kokku. Aga siin peab siis silmas pidama, et suur osa loomadest ei liikunud siiski linnas ringi, eks ole. Nad olid karjamaadel või tallides või kuskil mujal. Ja kuigi nii voorimeste kui ka erahobuste arv vähenes, oli neist rohkem vaid jalgrattaid. Et see on siis taustaks. Ja siin on mul nüüd 2 pilti, te näete, et tulevad, see on nüüd, eks ole, 20. teine pool, et kõrged külalised, et täiesti võidi neid ka sellistes uhkete hobusõidukitega linnas ringi sõidutada. Siin on siis 2 hobuse rakend, eks ole, vaadake kui uhke kutsar. Aga see ei ole nüüd voorimees, et see on nüüd selline elitaarne sõiduk, mida kasutati üksikkordadel. Ja samas siis teine näide, et mitte ainult hobusõidukid, mulle tundub, et siin on täitsa sellise eeslisarnase loomaga tegemist, et olid ka niisugused väikesed rakendid. Et see on huvitav, et mingis mõttes hobutranspordi variatiivsus ei olnud üldse suur, aga samas ikkagi selliseid erivorme esineb küllaga. Aga kui nüüd nendest peamistest transpordivormidest rääkida, siis kindlasti veel mainida postivedu, sest postivedu ju läks ka läbi linnade ja postiveo alternatiiviks siis oli jälle selline asi nagu diligence ehk siis dilisong. See oli siis selline eraliinidel sõitev reisitöld, mis mahutas tavaliselt üle 5 inimese ja oli väga sobilik pikkade vahemaade läbimiseks. Ja selle diligence'i eeliseks oli siis mugavus ja kiirus. Kuna ta liikus enam-vähem kindla sõiduplaani alusel, kulges selle teekond tavalise postisõidukiga võrreldes palju kiiremini. Ja mis on nüüd väga oluline, 20. sajandi alguseks ole, see on ka selline demokratiseerumise ajajärk. Ja tõepoolest siis diligence'is, et kasutada kõik inimesed, kellel oli raha, aga loomulikult oli see sõit kallim kui postisõidukiga. Postisõidukid siis kõik inimesed ikkagi kasutada ei saanud.
ja Tallinnas siis kasutati tilisange ka eeslinnadega ühenduse pidamiseks ja noh, näiteks on teada, et olid sellised eratilisangiliinid, noh, näiteks ettevõtetel nagu Kuldlõvi, noh, nemad siis käisid oma sõidukitega regulaarselt vastas sadamas rongidel, inimesed tulid, eks ole, tahtsid nende asutust külastada, et siis nad tõid nad tilisangiga oma asutusse. Ja siis on veel üks huvitav transpordivorm, see on siis hobu omnibus ehk siis hobu omnibus ja noh, nende all siis võiksimegi mõista esimesi ühissõidukeid. Et neid siis said ka kasutada kõik inimesed, kellel sõiduraha oli olemas. Noh, need olid hästi lihtsad sõidukid, lahtised pinkvankrid tavaliselt vedas 1-2 hobust, noh, Tallinnast pigem isegi üks hobune ja mahutasid nad 8 või enam sõitjat. Ja mis on nüüd nende eelis? Nad olid palju-palju odavamad kui Voorimees. Nii et kui inimene tahtis sõita sellel kindlal liinil, siis ta sai seda tõenäoliselt kasutada. Kui oleks olnud vajadus kasutada Voorimeest, siis noh, võib-olla ta oleks väga hoolega mõelnud ikkagi otsustanud, et parem on kõndida jala, hoida raha kokku. Ja hobu omnibussid siis sõitsidki korrapäraselt kesklinnad eeslinnadesse ja noh, suvel enne kõik, eks ole, suvituskohtadesse. Ja sõidukina oli ta ikkagi erakordselt ebamugav ja aeglane, aga mis oli tema eelis? Ta oli usaldusväärne. Noh, võrreldes just nende varaste mootorsõidukitega, eks ole, esimeste bussidega ja nii edasi, et nendega oli ala lõpmata probleeme, nii et usaldusväärsusest ei saanud peaaegu üldse rääkida. Nii. Ja nüüd ma siis väikese kõrvalpõikena lihtsalt mainiksin ära, et mis on nagu huvitav ja mis puudutab seda hobuse temaatikat pisut laiemalt ja mis on tegelikult ka päris oluline, just nimelt see, et Tallinnas korraldati suuri põllumajandusnäitusi ja nendel näitustel oli hobustel ikkagi alati eriline koht, mis näitab jälle, et noh, sellel hobusel on siiski üpriski oluline roll noh, niisuguses põllumajanduslikus riigis, et hobust ikkagi väärtustati väga kõrgelt ja siis 30ndatel on täiesti olemas ka hobuste erinäitused, et näiteks noh, Põllutöökoda korraldas esimese hobuste erinäitus 39. aastal, see oli siis samal ajal selle sama põllumajandusnäitusega, mida tavaliselt siis korraldas Tallinna Eesti Põllumeeste Selts. Ja noh, see oli siis tõesti laululaval, eks ole. Laululava esisel alal oli kujundatud 200-meetrine ring, seal siis neid hobuseid esitati, aga külastajad paiknesid laululava astmetel ja sõõris ringi ääres, nii et vaatasid neid hobuseid siis päris lähedalt. Ja sellel näitusel oli siis hobuseid 184, et ikkagi väga palju. Need olid kõik valitud tõuseltside poolt, 30 olid Eesti, 95 Tori ja 44 Ardenni hobused. Ja noh, mis nende hobuste erinäituste eesmärk oli, et need pidid just siis andma uusi teadmisi ning ergutama inimesi, et viia hobuse kasvatus ja pidamine sellise tasemeni, mis aitaks tõsta muldade viljakust, nii et jällegi selline Eesti põllumajanduslik taust lööb välja päris tugevalt. Et noh, siin te näete nüüd ka, kuidas noh, põllumajanduslikul näitusel siis esitletakse hobust. Aga see ei ole too sama näitus, millest juttu oli 39. aasta, vaid see on hoopis näitustornide väljakul palju varasemast ajast, aga noh, umbes niimoodi see käis. Nii, ja nüüd ühest olulisest asjast tuleb veel väga kiiresti rääkida. See on siis meie kuulus hoburaudtee ehk Konka. Et siis 1888. aasta augustis see avati ja mis oli eesmärk? Noh, me räägime sellest, eks ole, et meil on moderniseerumine, meil on industrialiseerumine, linnad kasvavad, tööliste arv kogu aeg suureneb, töötavatel inimestel on tekkinud meeletu liikumisvajadus ja siis ongi vaja võtta kasutusele uus transpordiviis. Ja selles siis nähaksegi kiireimat võimalust ühendada kasvavad eeslinnad kesklinna tööstuspiirkondadega. Ja noh, mis on siis nüüd oluline on see, et Eesti kontekstis oli see väga innovaatiline samm ja noh, nagu te teate, siis väga suur samm, väga erinevad osapooled olid sellesse protsessi kätketud, aga põhimõtteliselt oli tegu siiski väga vanamoelise transpordivahendiga. Et noh, võrdluseks siis olgu mainitud, et Riias avati need hobu raudteeliinid juba 82. aastal ja elektritrammiliin oli seal olemas juba 20. sajandi algul ehk siis 1901. aastal avati see. Aga Euroopa suurlinnades liikus elektritramm juba 19. sajandi lõpus, nii et sellel ajal siia elekter
ei jõua. Et me peame leppima selle hobutrammiga. Et jah, tõepoolest, et see kontsessioonilepinguga see liinide loomine oli siis antud eraisikust ettevõtjate kätte ja esimene liin siis kulges Vene turult Narva maanteed ja Salongi tänavat mööda Liiva tänavani. Et liin oli tõesti ühe rööpapaariga, aga varustatud vastassuunas liikuva koosseisu jaoks möödasõidukohtadega. Peagi siis pikendati seda Vanaturuni ja sama aasta septembris avati teine liin ka. See kulges siis Vene turult Tartu maanteed mööda Heeringa ehk siis Turu tänavani. Ja siis 1901. aastal avati see Pärnu maantee trammiliin ka. See kulges siis Vene turult Suur-Pärnu maantee laiarööpmelise raudtee ülesõidukohani. Ja ongi huvitav see, et põhimõtteliselt siis 1901. aastast maailmasõjani trammiliinide võrgustik ei muutunud ehk tegelikult ta ei arenenud üldse. Ja 1902. aastast 1918. aastani ulatus liinide kogupikkus pisut üle 7 kilomeetri, nii et tõesti ta sisuliselt sajandi algul enam mingisugust edasisammu ei suutnud astuda, ei suutnud ette võtta. Ja kuna teda ei hooldatud ja ei arendatud, olud olid keerulised, käiski ta täiesti alla ja 18. aasta novembris pandi need hobutrammi-liinid kinni, nii et ei olnud väga palju kasu neist. Mis veel puudutab siis seda hobutrammi, et kuna ta on niivõrd algeline süsteem, siis tõesti, et ega mingit märkimisväärset kiirust ta arendada ei suutnud, et ongi öeldud, et kiirus ei ületanud 13 kilomeetrit tunnis ja sõit Pritsimäest Kadriorgu vältes esialgu pool tundi. Ja siin on nüüd näide ka, ongi Konka-Jaani tänaval, eks ole, see on Tallinna Linnamuuseumi kogust ilus foto. Oleks tahtnud sellist fotot, kus hobune on paremini näha, aga see allakäik tähendabki seda, et tegelikult need sõiduvahendid ja hobused, nemad olid ka ikkagi väga kehvas konditsioonis ja siin tegelikult see ei ole väga hea pilt, aga ma usun, et te näete, et see hobune, et ta siin tegelikult ikkagi üsna kõhk ka, et need hobused ei olnud üldse heas konditsioonis ja ega nad hästi seda käru ei jõudnud vedada ka. Nii, ja nüüd me siis olemegi jõudnud Voorimehe juurde ja tõepoolest siis esimese maailmasõja eel oli neid väga palju, inimestel oli väga suur liikumisvajadus, loomulikult kasvas ka voorimeeste arv, Tallinnas oligi neid siis 1000 ringis. Ja see impulss on nüüd selge juba, see ongi siis linnastumine ja kui me nüüd vaatame numbreid, siis tõesti 1871. aastal oli Tallinnas veel alla 30 000 elaniku, 10 aasta pärast juba 46 000 ja 1912-13 aastal saab Tallinnas suurlinn ehk siis ta ületab 100 000 inimese piiri ja 13. aastal ongi juba inimesi üle 116 000, nii et nagu te näete, need on ikkagi väga suured arvud, et elanike arv on jõudsalt kasvanud suhteliselt lühikese aja jooksul. Ja loomulikult see peab kuidagi ka transportis avaldama, inimestel on vaja liikuda. Ja 20. sajandi algul, see oli veel voorimeestele hea aeg, et siis nad olid veel üsna korralikud. Postimees kirjutab, et veebruaris 1902 kontrollis politsei voorimehi, olid ülemused ja kõikide voorimeste väljanägemisega rahul. Nii et küllap meil oli teenistust. Aga konkurents kasvas ja halvenes ka voorimeste seisund. Näiteks 1910 ei antud 470 sõiduvoorimeest lausa 130 sõiduluba. Ja järgmisel aastal tunnistati 569 sõiduvoorimehe Troskast lausa 119 kõlbmatuks. Et siis sellised arvud. Ja kui me nüüd mõtleme uuesti tänase ettekande pealkirjale, siis me ju püüame natukene ikkagi kaardistada selliseid raskusi, selliseid murekohti, valupunkte. Ja esimene asi, mille ma tõstaksingi nüüd esile, on streik. 13. aastal lõpus, täpsemalt siis 14. aastal võetaksegi kasutusele, 13. aastal tehakse ettevalmistused, 14. aastal võetakse kasutusele vooriäri senisest enam reguleeriv sundmäärus, mis tekitab voorimeestes sellise ülimalt terava vastuseisu. Neid äripulk nõudeid, mis puudutavad sõiduvahendite ajapuhastamist, voorimeheks saamist, nende tervist, rahalisi kulusid, nii edasi. Ühesõnaga see seadusandlus hakkab ka mingisuguseid muutusi läbi tegema vastavalt sellele ühiskonna arengule. Ja voorimeestele see ei meeldi, sest nemad tunnevad, et nende õigusi kärbitakse. Ja millega nad siis vastavad, nad võtavad kasutusele streigi. Seda on mitu korda varemgi proovinud. Ja loomulikult siis nüüd ongi asi selles, et see streik tähendab tavapärase liikumise seiskumist linnas.
Sellepärast kardavad seda nii suure liikumisvajadusega linlased, ka turistid, eks ole, kes tulevad sellel ajal linna, aga muidugi ka ametnikud, sest nemad vastutavad. Aga miks on see nüüd nii suur probleem? Eks ikka sellepärast, et transport toetubki sel ajal ikkagi väga suurel määral hobusele. Et tõesti, autotransport on hakanud arenema, aga ikkagi ta on tohutult kallis ja ta ei ole väga usaldusväärne. Nii et me näeme, et hobusel on ikkagi väga suur roll ja niisugust asjade läbi see roll avaldab hästi reljeefselt. Sõjaajast ka paar sõna, see mõjub muidugi voorimeestel hästi raskelt. Ja 1916. aasta jaanuari päevalehes kirjutatakse. Tallinna voorimeestest tehtakse viimasel ajal kaunis sagedasti juttu, kuid enamasti ikka selles mõttes, nagu oleks meil nende sisesuguse paratamata alakihiga tegemist. Ja oli tõepoolest palju probleeme, jättis soovida nii voorimeeste välimus kui käitumine. Sõitjate vahekord voorimehega oli hästi pingeline, sest sõiduhinnad ei olnud läbipaistvad, voorimehed võtsid rohkem raha, nende arvates lähtus probleem aja nõuetele mitte vastavast sõidutaksist. See siis sundiski neid nende endi arvates määrusi rikkuma. Ja 16. aasta suvel teatab Tallinna politseimeister, et korraldamatuse kõlvatus, mida voorimehed enestele lubavad, on viimase tipuni jõudnud. Nii, nüüd jõuame siis Eesti Vabariigi aega. Et siin nüüd korra markeerida hästi kiiresti, see ei ole tegelikult praegu üldse niivõrd oluline, aga nagu te näete, siis autode arv 22. aastal on 192 ja 39. aastal on taksoautosid 250 ja eraautosid 1368. Loomulikult need on väga väikesed numbrid, eriti Lääne-Euroopaga võrreldes, aga ikkagi, kui nüüd vaadata kasvu, siis kasv on tohutu. Ja võrdluseks siis ongi siin kõrval sõiduvoorimeeste numbrid. 22 vastavalt siis 588 ja 39, 96. Jällegi numbrid, et see nüüd on teistpidine muutus, eks ole, et see vähenemine, et see on nagu tohutult kiire. Ehk nad on ikkagi tohutult palju kaotanud. Veovoorimistega on natuke lihtsam. Neid on 1922. aastal 828, eks ole, ja 1939. aastal 283. Et see üldiselt oligi nii, et nagu kõikjal maailmas veovoorimees pidas palju paremini vastu. Et neid see langus ikkagi niivõrd drastiliselt ei räsi. Ja siin võrdluseks on siis veel erahobuste kohta ka väikene näitaja, et neid on siis 22. aastal 941 ja 39. aastal 623, et näete, ei olegi nagu väga suur langus. Aga me ei süvene praegu nendesse numbritesse, vaid lihtsalt oluline on mainida või teada seda, et 27. aastal võrdsustus sõiduvoorimeeste taksode arve. Ja siis registreeriti mõlemaid umbes 300. Ja nii palju siis võib-olla veel välja ikkagi tuua, et sõiduvoorimeeste arv vähenes 22. aastast 29. aastani 4,6 korda. Aga aastatel 30–34 püsis sõiduvoorimeeste positsioon suhteliselt stabiilne. Aga nüüd siis jälle vaadates 39. aastat ja liikudes tagasi 22. aastasse, siis on nende arv vähenenud pisut üle 6 korra ehk umbes 84%. Nii et siit me siis näeme, kui suur see langus on. Aastatel 30–39 vähenes sõiduvoorimiste arv 1,25 korda ehk 20%. Et see siis näitab, et 20. aastad olid sõiduvoorimistele laastavad, et 30. aastatel enam see langus nii suur ei olnud. Et enne kõike toimus see siis 20. aastatel. Ja veovoorimistega on siis tõesti nii, et nende arv vähenes aeglasemalt 22–39 ajavahemikul vaid 3,1 korda. Ja 44. aasta septembris, nüüd me oleme siis jõudnud sõjaaega, loendati üle 70 sõiduvoorimehe. Nende arv oli natuke vahepeal tõusma, sõja ajal oli jälle hobuseid vaja. Ja see oligi siis voorimehe viimane suurem etteaste enne lõplikku kadumist. Ja viimane lõpetas tegevuse 50. aastate keskel. Ja siin on siis pilt ka sellest viimase voorimehe Troskast ja hobusest, tõsi küll mitte 50. aastatest, vaid 49. aastast, aga sellega ta sõitis 50. ka. Et see siis on ilmselt kevadine aeg, hobune on ilusasti kinni kaetud. Sellest viimasest voorimehest
Tallinna Linnaarhiivil on selline huvitav blogi, kus nad valgustavad erinevaid Tallinna ajalooga seotud episoode. Sellest viimasest voorimehest oli hiljuti neil väga huvitav postitus, et kes saab, võib lugeda selle kohta. Et korra siis veel voorimeste taksode vastuseisust, et siin on siis asi selles, et linnavalitsus eelistab taksot, sest taksos soovitakse teha uus rahvalik liikumisvahend. Ja eriti soosivalt suhtubki siis autotransporti väga mõjukas oluline ehitusosakond, mille haldusalasse kuulusid ka autode järelevalve ja mootorsõidukitega seotud määrused. Ja tõepoolest on siis nii, et kui majandusosakond, mis tegeleb rohkem nagu sellise hobutranspordiga, palub ehitusosakonnal võtta vooriäri asjaajamise tõustamiseks üle, viimane ei nõustu, sest tsiteerin, autode järelvaatus ja alaline taksomeetrite plombeerimine võtab niivõrd palju aega, et vooriäri korraldamine võimata. Ja tegelikult ehitusosakond ja ehituskomisjon mõlemad arvavad, et voorimeste seisuplatsi tuleks veelgi vähendada, aga kui tõesti nende arv on 30. aastateks niivõrd drastiliselt vähenenud, samas kui vajadus ikkagi on olemas, sest inimestel ei ole lihtsalt raha auto jaoks, tuleb mõningaid järeleandmisi teha, nii et linnavalitsus ei saa ka kiirustada. Ja siin on siis üks pilt ka auto ja hobune, minu meelest hästi selline tore vaade, kuidas nad vastastikku on, et see ei ole küll päris kindel, kas auto on takso, aga välistada seda ei saa. Et see hobune on kindlasti siis sellist talupoja sõiduk, et siin on näha sellist lahtist vankrit. Nii, et nüüd siis hobuste puhul on veel oluline see, et nad mingil võrdlemisi olulisel määral, suurel määral natuke nagu kuidagi kujundavad või määravad ka sellist linnastruktuuri või ilmet. Ja peangi seda silmas, et näiteks Lilleküla kutsutakse voorimeste linnaosaks, sest arvatakse, et igas majas leidub vähemalt üks voorimees. Tegelikult see ei vasta tõele, aga muidugi Lilleküla sobis voorimestele küll väga hästi, sellepärast, et seal asus palju hobusetalle ja Kristiine Einamaa oli ka lähedal. Et selliste asjade tõttu siis linnal on ka mingisugune selline spetsiifiline ilme, mis nüüd moderniseerumise käigus hakkab kiirelt muutuma. Ja tõesti, et 20. algul pealinnas registreeritud sõiduvoorimeste aadresside hulgas on teatud tänavad esindatud suuremal määral kui mingisugused teised, et need siis on voorimeste elukohad. Ennekõike siis Suur-Pärnu maantee, Magasini tänav ja Veerenni tänav ja Paldiski maantee, ma ei hakka kõiki neid üles lugema. Et kõikide nende teede tänavate lähedal siis leidub ka Einamaid ja Küüne. Ja siis see on paratamatus, et ehitustegevuse käigus hakkavad karjamaad ja tallid kaduma. Linna ilme muutub. Ja nüüd püüaksime siis kuidagi kaardistada ka seda linlaste emotsiooni seoses hobusega, et siis seda vist võib küll päris julgelt väita, et Tallinna inimestel ei tekkinud voorimestega sellist lähedust ja emotsionaalset sidet, nagu oli see mõnes teises linnas Eestis. Ennekõike siis Tartus, kus olid üliõpilasvoorimehed ja Suvituse linnas Haapsalus. Et seal oli voorimehel ikkagi hoopis teine maine, hoopis teine tasapind. Ja kui ka mingit emotsiooni oli, siis aja jooksul ikkagi aina vähem. Voorimehel oli palju ja nad jäid isiklikult anonüümseks, inimestel ei tekkinud nendega niisugust vahetut seost. Ja peamiselt nad siis ikkagi pakkusid huvi täiesti sellisest praktilisest ehk siis funktsionaalsest seisukohast, ehk kui oli vaja sõita, siis nendega sõideti, aga see oli ka kõik. Ja siis ma mõtlen, et huvitav on ka laste suhtumine looma. Et näiteks Ants Eskola on oma mälestusraamatus rääkinud sellest, kuidas ta noorena nägi kellegi jõuka inimese hobuste tallis, oli hästi suur selline uhke, ilus, läikiva karvaga täkk ja kuidas siis ta värises erutusest, kui seda hobust hakati ette rakendama sõidukile, kui läks sõiduks. Aga hiljem, kui me loeme mälestusraamatuid, siis väga vähe on selliseid episoode. Et pigem just räägitakse nagu autost, et see tähendabki seda, et hobuse positsioon, hobuse staatus, hobuse väärtus on hakanud ikkagi natuke muutuma, et tema kõrvale ongi astunud uus element, see on auto. Ja nüüd hakkame siis lähenema nendele suurtele probleemidele, mis hobusega kaasnevad. Kõigepealt natukene veel minevikust, et hobusõidukite alla võisid tegelikult ka lapsed jääda, nii et hobune ei olnud päris ohutu. Öeldigi täiesti lastele, et vaata, et sa ei jää hobuse alla, nii nagu hiljem öeldi seda autoga seoses. Ja muidugi hobusõiduk võis ümber minna sõidul, kui kihutati või olid teed halvad. Või siis, kui olid juba autod, siis hobune võis näiteks lõhkuva minna. Jällegi see võis tekitada raske õnnetuse. Ja siis muidugi müra ka. Et võime ju mõelda, et müra tuli autodega, aga see kindlasti ei olnud nii. Ja eriti siis, kui kasutati raudrattaid, oli näiteks Artur Hudsonil põhjust
kirjutada, tsiteerin. Sõidukolinast ja rattaraginaist saime toonasest Tallinnas küll kangemaid kõrvahäiringuid, võiks ütelda isegi lopse ja pärastisemast autoliiklusest. Ja siin on küsimus tõesti selles, et linna üldine mürafoon oli suhteliselt madal ja üksikhelid pääsesid paremini esile ja seetõttu on see tõesti ajajärk Uulitsa-müring käis küllalt põrutavalt pää luust läbi. Ja siis meeldetuletuseks see, et hobustel on ju kabjad ja siis see hobuse raud, eks ole, et kui ta vastu munakivi käib, et siis see heli on tõesti võrdlemisi tugev. Ja seostub kuidagi ka sellise linna identiteediga, see on kõikidele linlastele sellest ajast tuttav heli. Ja siis ikkagi kurtmist Voorimehe üle on hästi palju. Näiteks Juhan Luiga teab 1920. aastal neid iseloomustada järgmiselt, tsiteerin. Voorimehed ei ole meie linna uhkuseks, selles on kõigi arvamised üksmeelsed. Voorimeeste käest ei või nõuda, et nad oleks ilutundes kõrgemal kui pukk, millel istuvad. Ometi on nad meie tänavate ilusümboolideks oma vene ussiku sinakas vammuses, millel suured laigud peal Eesti searasvast ja kirjud paigad kodukalevist. Aga loomulikult oli olukord eriti halb just 20. aastate esimesel poolel, kui neid pärast sõda siis hakati taas rangemale kontrollile allutama. Hiljem oli olukord parem, aga kes tahtis, leidis alati mõne puuduse. Palju kaevati sõiduriistade, seisuplatside viletsuse ja vanamoodsuse üle. Ja kordnikud ei olnud ka Voorimeestega rahul. Leidus Voorimehi, kes 10 kordi rikkusid määrusi. Näiteks siin on näide kellestki Madis Nahkurist, kes tegi seda 4 aasta jooksul 17 korda. Aga enamasti nad olid ikkagi rahulikud, hoolivad. See on alati nii, et probleemid paistavad kuidagi väga selgelt esile ja see, mis on hea, et see justkui ei vajagi rõhutamist. Nii, et meid ei huvita ikkagi mitte niivõrd Voorimees kui hobune, et siis peatume korraga hobusel. Et mis mured on hobusega? Tal on muidugi vaja peavarju, süüa on vaja, aeg-ajalt on vaja loomaarsti abi. Hästi õrnad on hobuste jalad, eriti siin Tallinna Munakivi sillutisel. Ja aina rohkem on siis selliseid kehvas konditsioonis loomi. Loomakaitse selts muidugi võimalust mööda jälgib nende olukorda ja määrused ju ka ütlevad, et hobune peab olema heas toitumises, rääkiva karvaga, hästi hoitud, nii edasi, aga kuidas on päris elu, et eks mingeid selliseid probleeme ikkagi ka võimud peavad läbi laskma, sellepärast, et see trend ikkagi on selles suunas, et Voorimehed ei jõua hobuste eest niimoodi hoolitseda nagu varem. Ja muidugi see siis viibki selleni, et Toolipalli linlasel on vastumeelne Voorimeeste toores ümberkäimine hobusega. Hobuseid pekstakse, haigeid, lonkavaid ja lahjasid loomi sunnitakse tööle ja see kõik ei tundu modernsel ajale kohane. Miks Voorimehed käituvad nii? Kas sellepärast, et nad on hoolimatud? See ei pruugi nii olla, siin on erinevaid põhjuseid. Näiteks põhjus võib olla ka puht praktiline. On vaja, et hobune liiguks. Ja milles on asi? Asi on selles, et kui on ikkagi selline meie kliimale kohane karm külm, siis hobust on vaja hoida liikumas, ta kardab külma. Voorimehed võib-olla tõesti nagu mugavusest või niimoodi, et siis nad võib-olla kasutavad meetodeid, mis ei ole kõige mõistlikumad, aga vähemalt hobune püsib elus. Ja siis Voorimeeste talvist eluolu on hästi edasi andnud Oskar Luts, et tema siis räägib ka sellest, kuidas nad rüselevad ja kuidas siis mõni neist kargab pukki mingi aja tagant, tõmbab hobuselt vaiba, kihutab paar ringi nagu tulihänd, sõidab jälle oma endisele kohale tagasi. Ja tõepoolest siis seepärast, et hobune võib ka sellise pakasega kangeks jääda, kui ta ei liigu. Et need on siis sellised Voorimeeste võtted, kuidas hobust hoida liikumises ja need tõesti uuemal ajal inimestele ei sobi. Et siin on veel juttu sellest, et võiks ju teha näiteks suured lõkked, nagu Peterburis tehti, et seda Luts soovitabki Voorimeestel teha. Et üldiselt seda Eestis ei ole tehtud, aga samas olen näinud pilte, kus tegelikult ikkagi on tuleasemed näha, aga see on tõesti väga haruldane, et see võib olema suur külm. Suvel oli kergem, aga kohustustest ei pääsenud, sellepärast, et hobune vajab ujutamist, sõiduriist vajab pesemist ja seda linnas eriti sees teha ei saa, eks ole, siit peab näiteks minema Stroomi randa, seal on selline ala,
kunagi ujusid loomad ja inimesed läbisegi, aga vabariigi ajal siis supelrand piiratakse traataiaga. Aga hobuse ujutamisel peab olema ettevaatlik. Näiteks 36. aastal juhtub raske õnnetus Pelgurannas. Koorimehe poiss Meriküll jääb hobuse alla ja murrab selgroomi. Isegi niimoodi võib juhtuda. Nii, ja siis on siin üks pilt ka, see on kohutavalt halva kvaliteediga, aga väga kõnekas, et võib-olla siit päris selgelt ei ole aru saada, aga kui te vaatate, siis näete see esimene hobune, et ta on ikka päris kõhn, et roided täitsa paistavad ja see vanker tegelikult, ma ise olen seda pilti suurendanud, et on näha, et kuidas siin need troska rehvid, kummirehvid, et kuidas need on väga ikkagi kehvas olukorras, nii et jah, natukene ikkagi see pilt on muutunud. Et hobusest siis veel nii palju, et voorimehed seisab platsidel, eks ole, nad peavad alati sõiduks valmis olema, need, kes on esimeses järjekorras ehk kes lähevad järgmisena sõitu. Ja nad ei tohi isegi tegelikult pukist maha tulla ja hobust toita. Et teised voorimehed võivad seda teha, aga jällegi heina ja kaera tänavale ei tohi sattuda. Ja ma arvan, et tegelikult on kord üpris karm, et voorimehed on peaaegu täielikult hobusega ühendatud. Ja nüüd see hein ja kaar, mis pudeneb tänavale, et see võimaldab meil nüüd siis pöörduda esimese suure probleemi juurde. Ja tinglikult võiks siis öelda, et see on mustus. Näib, et voorimeeste juures häiribki kõige rohkem hobustega kasnev mustus. Seda saadavad siis hais ja kärbsed ja suvel on see ümbruskonna majadele lausa nuhtluseks. Kui see hais tungib siseruumidesse, on sellest väga raske lahti saada. Ja muidugi suurt muret valmistab see mustus just avalikele asutustele. Et siin on väike tsitaat ka, kes soovib selle kohta lugeda, ma ei hakka seda praegu ette lugema. Aga võib öelda, et kõige ägedamalt protesteerivad ja võitlevad haisu vastu ärid. Ja äriomanikud on tõesti veendunud, et hobuste lehk on ohuks hügieenile ja tõrjub kliendid eemale. Ja sellises olukorras nad tõesti soovivad sõiduvoorimeeste seisuplatsi asendamist autode omaga. Tsiteerin, missugune ka meie puhta ja eduka siselinna vaatele sobivam oleks. Et tegelikult voorimeeste seisuplatsid pidid paiknema veepunktide äravoolurestide läheduses, aga nagu käimlatega jäi neistki puudu. Ja sõnniku koristamine lasus tegelikult majaomanike õlul. Nemad muidugi võitlesid selle vastu. Kui seisuplatsi on hommikust puhas, sekkus kohe politsei, võis protokolli saada, linnavalitsus võis selle ka saada, kui mustus asus nende hooldataval alal. Et siin tekkisid juba niisugused probleemid ka maja, ühesõnaga kojameestel oli nagu tükk tööd. Ja kuna tehniliselt ei saanud seda mustuse probleemi lahendada, tuligi oodata, kuni loomad linnast taanduvad. Voorimeeste arvu vähenemine võimaldas Rahvalehes 1930. aastate alguses edastada, et Tallinna kesklinnas enam hobusesõnniku haisu pole. Tegelikult hais võis olla vähenenud, aga täielikult see ikkagi ei kadunud. Ja nüüd huvitav on siis see, et kui näiteks tsiteerida 36. aasta päevalehte, siis seal kirjutatakse, et sõnnikut loetakse ebaesteetiliseks, seepärast tahetakse voorimehed oma hobustega Raekoja platsilt ära, nagu nad on surutud välja ka mujalt kesklinnast. Asemel on tulnud autod, mille bensiinivingu peetakse kultuurilisemaks kui hobuse sõnniku haisu. Et see on nüüd hästi huvitav tõdemus ja minu meelest viitabki see väga selgelt ja omapäraselt Riigale, et mustuse probleem on seotud auto levikuga. Voorimehed olid tegutsenud linnas ju mitu sajandit ja seetõttu oldi mustuse lehaga täielikult harjunud. Ja nii nagu hobune ise olid ka temaga kaasnenud ebameeldivused ajastu visiitkaardiks. Aga nüüd tuleb auto ja 10–15 aastaga sünnibki tähelepanuväärne muutus. Loomaga seotu, mis oli seni olnud loomulik, hakatakse nüüd taunima, tekib vajadus puhta õhu ja mustusevaba linnapildi järele. Nii. Siin on nüüd üks Aleksander Uuritsa minu meelest väga suurepärane pilt niisugusest kurvast voorimehest, kes siis vaatab neid kinoafisse, kinoplakateid ja siis sõitita loomulikult ei ole, et siin nagu kohtuvad kuidagi väga huvitavalt selline modern aspekt ja traditsiooniline aspekt. Ja minu meelest väga hästi edasi antud. Nii, aga tööpuudus number 2, selline väga praktiline asi, mis puudutas kõiki, kes olid hobusega seotud. Ehk siis ühesõnaga tööpuudus, et paljud inimesed, kes olid hobusega seotud, talumehed, sepad, ratasepad, nii edasi, voorimehed ise, et ikkagi nad kaotasid tööd, kui nad ei olnud võimelised ümber õppima. Ja kuna enamasti oli tegu vanemate inimestega, siis nad ei olnud seda.
Ja hobuse ringkonnad muidugi arvasid, et autod viivad raha riigist välja, aga hobune kui kohaliku identiteedi kandja on väärtus omaette ja väärib juba seetõttu säilitamist. Aga loomulikult ei olnud see olukord nii lihtne, sest autoga kaasnesid uued töökohad ja uued võimalused ja lõppkokkuvõttes tõi see majandusse ikkagi palju rohkem raha. Ja riigikaitse seisukoht oli ka oluline, sest väga palju asju sellel ajal otsustati ikkagi just nimelt riigikaitse vajadustest lähtuvalt, aga nende raskuspunkt oli ka nüüd ikkagi autole koondunud. Nii et siin ei saanud sõjaväelastelt ka enam abi. Aga kui enne oli juttu, et sõja ajal natuke ikkagi voorimeeste positsioon taanduski sellepärast, eks ole, et kütus ja kõik niisugused määrdeained ja kummid ja nii edasi, et nende hankimine oli problemaatiline, ei saanud neid kasutada, siis voorimees sai nagu väikese võimaluse naasta, kuigi väga paljud voorimehed olid juba oma hobuse ja sõiduvahendi maha müünud. Aga siis see illustratsioon siin natukene siis nagu annab ka aimdust sellest muutunud olukorrast, aga see ei olnud loomulikult püsiv. Ja siin te näete, eks ole, autorattad on koobastes kuidagi ämbliku võrguga kaetud, et sagamatu taksod siin liigitähis on uksel. Nii, ja nüüd võtame siis kolmanda probleemi ka, või tegelikult ma arvan, võib-olla see on just number 1, et jäägu see ühe enda otsustada, aga igatahes olukord on siis selline, et meil on niisugune uus ja vana kiirusmaailm. Ja vaat selles vanas kiirusmaailmas on siis linnad kujunenud välja loomulikult teel. See siis tähendab seda, et paljude põlvkondade kogemusele tuginedes, kuna liiguti jalgsi või loomade abil, põhines liikluskorraldus inimese looma liikumiskiirusel ja ruum oli projekteeritud 5 kilomeetrit tunnis mõõtkavas. See sobitus hästi meelte ja võimetega, ei tekkinud probleeme. Auto tähendas progressi, aga see progress tõi endaga kaasa ikkagi väga suure arvu, väga tõsiseid probleeme. Ennekõike siis räägimegi praegu liiklusõnnetustest. Ja need õnnetused siis tulenevadki auto ja hobuse kokkusobimatusest ja me peame neid käsitlema kui niisuguse vana ja uue kiirusmaailma kokkupõrke tulemit. Aga kaasaegselt sellest aru ei saa. See on väga oluline. Aga asi ongi selles, et esialgu on raske mõista isegi seda, et mootorsõidukid, jalakäijad, loomad, jalgrattad ja jalakäijad, kõik need põhilised liiklejagrupid, et nad ei saa jagada ühist liiklemisruumi samadel tingimustel. Et võt selle teadmiseni jõudmine, see võtab kohutavalt palju aega, see ongi osa kohanemisprotsessist. Ja alles 30. aastate lõpus hakatakse astuma samme, et teatud kohtades siis ikkagi luua selline eraldus hobuse ja auto vahel. Ja oli juttu hobuste lõhkuma hakkamisest, see oli eriti 20-ndatel suur probleem, siis kui auto kasutusele võeti. Ja mida see siis märgib? Eks ikka looma kohanemist uut tüüpi sõiduvahenditega, et kui raske see oli, et see ei puuduta muidugi ainult hobust, et see puudutab ka väiksemaid loomi, koerad, kassi, et ka neid jäi pidevalt autode alla, sellepärast et nad lihtsalt ei osanud reageerida kiiresti liikuva mehaanilise sõiduvahendiga. Ja mis on nüüd veel oluline, et tegelikult hobusõidukijuhid ju ei tundnud liiklusmäärusi, et neil olid hoopis teised nõudmised. Neid ja nende teadmisi ei kontrollitud nii nagu autojuhte. Ja väike statistika ka, 38. aastal toimus Tallinnas 438, järgmisel aastal 478 liiklusõnnetust. Ja 39. aastal siis tõepoolest kõige rohkem õnnetusi oli seotud autoga, 324, eks ole, ja siis teisel kohal olid hobusõidukid 44. Nii, ja nüüd me hakkamegi juba lõpule lähenema, oleme isegi natuke ajast üle rääkinud. Et siin on siis väike pilt veel sellisest, väike ilus pilt tüüpilisest 30. aastate voorimehest. Siin on igati korraliku voorimehega tegu, et nagu näete, siis hobune on üsna priske, väga hästi hoitud, toidetud, et sellise hobusega kannatas sõita küll. Ja lõpetuseks siis peabki mainima, et nendesse asjadesse võib ju suhtuda nii ja naamoodi, et osa inimesi eelistab voorimeest, osa inimesi eelistab taksot, osa eelistab midagi kolmandat, aga linnavalitsus peab ikkagi langetama mingisuguseid väga põhimõttelisi otsuseid. Ja nad on ülimalt keerulises olukorras, sellepärast et linnaruumi arendamisel nüüd tulebki lähtuda kas hobu- või mootortranspordist. Mõlemat valida ei saa. Et miks ei saa, mul on siin 5 näidet ka toodud. Võtame näiteks niisuguse asja nagu lume koristamine. Et autodel on vaja, et lund ei oleks, sest lumega nad sõita ei saa. Aga voorimeeste jaoks on see probleemne, sellepärast et nemad talvel sõidavad ju saanidega
ja saanid ei saa jälle ilma lumeta hakkama. Nii et kuidas need kaks kokku paneb? Ei olegi võimalik kokku panna. Või siis näiteks teine näide. Uusi teid on vaja, aga hobuseraua haagid, no nende abil siis välditakse raua kulumist, eks ole, jätavad bituumenisse augud, mis pika peale hakkavad teed hävitama. Ja linnavalitsuste jaoks on see väga tõsine probleem, sellepärast et tee-ehitus on tõesti erakordselt kallis ja väga suure osa võtab linna eelarvest, et teid tegelikult ehitatakse ikkagi sel ajal suhteliselt vähe, uuendatakse õigupoolest. Või siis kolmas asi, need kabjanajad, eks ole, kui nad ei lõhu just teed, siis nad jäävad ikkagi hobusest maha ja siis nad lõhuvad näiteks autorehve. Kummid on ka väga kallid. Või neljas näide. Kehvadel teedel jäävad hobusõidukest maha roopad, eriti siis sügisel, kevadel, teede sulamise aegu ja need siis tekitavad autojuhile hästi palju ebamugavust, sellepärast et nad ei saa teha möödasõite ja nii edasi, et see kõik nagu aeglustab, takistab liiklust, muudab liiklemise ebameeldivaks. Ja viies näide siis ka, et see puudutab nüüd kitsaid südalinna tänavaid, hobusõidukite manööverdusvõime kitsastel ja käänulistel teedel on ikkagi väga väike. Tulemuseks on siis liiklusseisakud. Nii, sellega olemegi jõudnud lõpule. Siin on siis, tähendab, mitte, et ma tahaks mingit reklaami teha või nii, aga ühesõnaga, et see minu doktoritöö on ilmunud raamatuna ka ümbertöötatud variandis, et keda huvitab see voorimehe temaatika, hobuse temaatika lähemalt, et siis võiks ju iseenesest vaadata, et see raamat on suuremates raamatukogudes kättesaadav, nii et lihtsalt võiks korra mainida. Et sellega ma olen jõudnud lõpule, et me oleme natuke ajast üle läinud, ei ole hullu. Igatahes nüüd siis oleks teil võimalik esitada küsimusi. Et küsige julgelt, et selleks me olemegi siin. Ei kuule? Keegi on kirjutanud midagi, ma vaatan. Aha, küsimusi ei ole. Aitäh nende toetavate sõnumite eest. Mul oleks üks küsimus ka. Nii, palun. Ma muidugi natuke hilinesin, aga need hobused, keda siis kasutati, kas oli mingisugune kõva üks koht, kus osteti või nende päritolust on teada midagi hobuste päritolust? Või olid need iga voorimehe kuskil endal sebitud ja seda ei teatud või peeti arved ka? Vaat sellele ei ole nüüd nii lihtne vastata, sellepärast, et üldiselt olid need voorimehed ikka sellised omamoodi mehed, et neil olid mingid sellised eriteadmised. See puudutab erinevaid valdkondi, näiteks väga hästi olid nad kursis sellega, kust leida lõbusaid neide, aga see, kust leida häid hobuseid või odavaid hobuseid, see kuulus ka nagu nende niisugusse teadmiste kapitaali. Ehk tegelikult hobuseid võis igalt poolt tuua, ütleme 20-ndatel, 30-ndatel, kui enam raha nii palju käes ei olnud, et siis ikkagi hästi palju hobuseid toodi nagu otse maalt, et mingit sellist kohta, et nüüd voorimees läheb ja ostab hobust turult, et sellist võimalust ikkagi nagu ei ole. Ja samamoodi, eks ole, et need voorimeeste hobused, et tavaliselt need olid ju veel üsna hästi toimetavad loomad, aga neil olid jalad läbi, et need munakiviteed, et need mõjusid kohutavalt halvasti jalgadele. Vaat siis oli ka niimoodi, et voorimees läks maale ja müüs selle hobuse lihtsalt mingile põllupidajale, siis see hobune seal mullas ja mudas toimetas ja siis see natuke võib-olla isegi mõjus jalgade hästi, nii et ta veel 10 aastat sai töötada. Et see oli täitsa nii, et kuidas kellelgi, et üldiselt ikkagi hobused pärandati isalt pojale, nii et võis olla, et mõni voorimees ei pidanudki hobust ostma. Ma lõpetuseks veel täpsustaks seda ka, et põhimõtteliselt, kui pikk oli ühe hobuse tööiga? Tähendab staaž, ütleme staaž. Kaua? Seda ma pean ausalt tunnistama, ma ei oskagi sellele vastata, et see vist jällegi sõltub väga palju, et milline see hobune on, millise raha eest on ostetud, kus ta on liikunud, et kindlasti mingites
väikelinnades pidas hobune kauem vastu. Ma arvan, et ma ei oska öelda, 20 aastat vast ikka töötas, et kui üks voorimees nii kaua ametis püsis. No võib-olla kauemgi. Aitäh. Chatis on ka paar põnevat küsimust. Ja, ma kohe võtan need ette. Nii, vaatame, kas hobuste arv ühe inimese kohta oli määratud. No ühesõnaga siin nüüd mõeldakse ilmselt siis voorimest, et kas voorimehel võis olla mitu hobust. Ei olnud määratud. Võis olla niimoodi ka, et ühel inimesel oli hobune nii veovoori töödeks kui sõiduvooriks. Ehk siis sõidutas sõidutas inimesi ja vedas kaupa, et niimoodi võis ka olla ja ta võis seda ühe hobusega ka teha, aga võis olla ka 2 või 3 hobust. Aga nüüd need suured vooriärid, eks ole, olid sellised suured vooriärid ka veel sajandi algul, Wagneri äri ja Venki äri ja nii edasi, et neid enam 20. 30. aastatel ei olnud. Aga nendel äridel võis tõesti olla näiteks üle 50 hobuse. Aga põhimõtteliselt ei, et siin oli kõik kinni ikkagi voorimehe suutlikkuses, et seda ette ei kirjutatud. Ja Tartust on näiteks teada voorimehi, kellel 20. aastatel oli 10 hobust, aga Tallinnas üldiselt ikkagi sõideti ühe hobusega. Et nii palju veel võib-olla lisada siia, et sellest me eriti ei rääkinud, eks ole, et tegelikult jagunesid voorimehed ühe hobuse, 2 hobuse voorimeesteks, et enamik olid ikkagi ühe hobuse voorimehed, aga kui sul oli 2 hobuse voorimeest, siis tähendaski kohe seda, et sul tegelikult oli vaja 2 hobust. Et selline eristus ka. Nii, aga vaatame, mis siin veel oli. Ma loodan, et see oli ammendav vastus. Kus ma leiaksin Tallinna voorimeeste nimekirjad 1920. ja 1930. aastatel isikunimed? Vaat sellega nüüd lugu väga kehv, sellepärast, et meie niisugused arhiivi andmed, just mis puudutab igasugused nimekirju, kaasa arvatud näiteks ka taksojuhtide ja taksoomanike nimesid, on erakordselt lünklikud ja on ainult teatud aastad esindatud. Näiteks see sama 22-23, millest juttu oli voorimeeste osas, on olemas 20. aastatest üldse mingi 3 või 4 nimekirja. Ma usun, et enamik nendest on selles samas raamatus Kokkupõrge, millele ma viitasin, on tegelikult esindatud, et te võite seda vaadata. Seal on kindlasti vähemalt 2 tükki olemas, kui mitte kõik. Ja kui rohkem ei ole, siis te leiate sealt viite, täpse arhiivi viite, et siis te peate minema arhiivi ja saate need andmed kätte. Või siis kirjutate mulle ja mul on nad ka kas kuskil paberil või elektrooniliselt olemas, et siis ma võib-olla saan teile ka edastada, et täpsustage siis, mis aastaid teile vaja on. 30-ndatest neid enam ei ole. Nii et 20. esimese poole kohta leiate kindlasti, aga hilisema kohta mitte. Nii, kuidas siis käis, et kui külaline tahtis koju minna ja voorimehega, kas siis tuli saata kedagi voorimest otsima? Ega nad igal tänaval seisnud? Jah, ei seisnud igal tänaval. Voorimehed seisid seisuplatsil ja nad ei tohtinudki linnas ringi sõita, et sõitjaid otsida, et see oli niivõrd selgelt ikkagi paika pandud sundmääruste poolt. Ja mis on nüüd muidugi oluline, et miks nad ka jäid konkurentsis taksojuhtidega alla, just sellepärast, et näiteks taksojuhtidel oli telefon, inimesed said helistada takso seisuplatsile ja tellida telefoniga välja auto. Voorimistel telefon ei olnud. Aga siis muidugi kõik inimesed teadsid, kus need seisuplatsid on ja siis nad lihtsalt läksid sinna lähimale seisuplatsile ja vaatasid, kas seal on keegi parasjagu olemas ja kui ei olnud, siis läksid teisele seisuplatsile ja kuskil ikka keegi oli ja siis nad lihtsalt leppisid sõidu kokku ja nii oligi. Ja muidugi siis seisuplatsid olid väga erinevad, eks ole, alati oli neid kuskil sadama piirkonnas, alati oli neid raudteejaamas. Mõnes kohas oli 1-2 voorimeest südalinnas teatud tänavatel näiteks. Ja muidugi see seisuplatside arv kogu aeg vähenes. Aga üldiselt olid ka, anti välja neid nimekirju ka, et kus täpselt voorimehed paiknevad. Nii et tallinlased kindlasti teadsid, kus nad voorimehe leiavad. Et see kuulus tollase elu juurde. Et jah, et siis kas saadeti keegi, kui oli tegemist, saadeti näiteks lapsed võidi saata seisuplatsile vaatama, et parasjagu voorimees on olemas, kui külaline tahtis koju minna. Või siis külaline läks ise ja jäi ootama, kuni voorimees tuleb. Ja nad loomulikult töötasid hiliste õhtutundideni, mõnikord ka terve ööpäeva. Nii, palun veel küsimusi.
nii siin, kas Voorimees elas linnas? No vaat, sellest meil oli algul natuke juttu, kas ta elas linnas. Enamasti elas, sellepärast, et ta oli huvitatud sellest, et ta jõuks võimalikult kiiresti hommikul oma seisuplatsile ja õhtul kiiresti koju. Et mida kaugemal sa elasid, seda väsinum oli hobune, seda rohkem tuli talle kaera ja heina anda, see kõik oli seotud kuludega ja muidugi troska ka kulus. Aga üldiselt nad ikkagi elasid teatud linnaosades, teatud tänavatel, need olidki sellised tänavad, tavaliselt ikkagi linnaservas, eks ole, kus olid karjamaad lähedale. Ja karjamaasid oli tol ajal väga palju, nii et see tollane Tallinn, vaatamata sellele, et oli Eesti kõige moderniseerunum linn ja erines märkimisväärselt sellisest maakultuuristaabist Tartus, oli ikkagi väga roheline linn ja veel 30-ndatel oli siin piisavalt neid karjamaid ja talle ja üldiselt ikkagi see tallide ja karjamaade lähedus määras ära selle, kus Voorimees elada sai. Et vaat taksojuhtidel oli palju lihtsam, et tema võis autoga lihtsalt tänavale jätta, et taksojuhid elasidki palju enamatel tänavatel kui Voorimehed, et nende see tänavate nimekiri on palju piiratum, palju ahtam. On teatud tänavad, kus elab enamik Voorimehi. Nii, veel küsimusi, palun. Julgelt, et selleks me olemegi siin. Et nendest Voorimeestest just iga päev ei saa lugeda ja ei räägita neist ka ilmselt, et selles mõttes, kui ma oskan vastata, et siis ma hea meelega seda teen. Nii, tundub, et vist ei ole. Et sellisel juhul ma tõesti tänan, et te saite selle aja leida. Ma loodan, et teil oli huvitav. Väga hea küsimus. Kas Voorimehed olid ka naisterahvad? Ja. Vaat just jah, et tähendab, see nüüd muutub sõja ajal, esimese maailmasõja ajal. Et enne oli tegelikult lausa sätestatud, et naine ei tohi Voorimehena töötada, aga vaat nüüd sõja ajal siis juhtub selline asi, et nooremad mehed, eks ole, lähevad, mobiliseeritakse, lähevad sõjatandrile ja mis ta siis peab tegema, et tal on ju ikkagi pere jääb maha, eks ole. Ja siis ei ole küll midagi muud, kui et naine peab võtma need ohjad enda kätesse ja minema välja ja kui neid saab nüüd rohkem, siis muudetakse sundmäärust. Aga esialgu on see asi ikka väga karm, neid aetakse taga, nad ei tohi töötada, nad võivad jääda tasuta, sellepärast et inimesed kasutavad ära seda, et nad teevad illegaalset tööd. Aga kui tuleb see mass taha, siis see muutub, et sundmäärused kirjutatakse ümber ja tõesti 20-ndatel, 30-ndatel on naisvoorimees ikkagi täitsa tavaline, kuigi ega neid nüüd väga palju ei ole. Ja see kehtib kogu Eesti kohta. Ja on tõesti mõned naisvoorimehed, kes saavad palju paremini hakkama kui mehed. Vaat meestel on, eriti voorimeeste puhul, eks ole, on see viina probleem ka, et kuna neil on külm ja nad peavad ootama, siis nad sageli on viinastunud olekus, aga naistel see probleem nii levinud ei ole. Nii et naisvoorimees on täiesti levinud. Kui kallis teenus oli, kas keskmine sõit oli sama kallis kui... Oli kallis, tähendab selles mõttes, et olid sõidutariifid, väga täpselt oli määratud, just niimoodi, et on antud alguspunkt, eks ole, teatud tänaval või teatud seisuplatsil ja nüüd ta sõidab näiteks esimesse, teise, kolmandasse linnaossa või linnajakku. Et ühesõnaga seal on see hästi täpselt paika pandud, sest erinevus taksodega ongi see, et ei ole ju taksomeetrit, et takso saab sõita, taksomeeter määrab selle hinna. Et lihtsalt see, kui palju üks kilomeeter või üks tund maksab, et see on linnavalitsuse määratud, aga ülejäänud töö teeb taksomeeter ära. Et Voorimehel seda ei ole, et siis on need tariifitabelid, need on kõik troskas ilusasti olemas, sõitja istub troskasse ja siis vaatab lihtsalt selle hinna järele. Nii et see, kui palju sõit maksma läheb, et see siis sõltubki sihtpunktist, sõidu kestusest, sõiduajast, sellest, kas on ühe või kahehobuse voorimees. Kahehobuse voorimees on natuke kallim, seda kasutabki tavaliselt eliit. Aga üldiselt ikkagi selle kalliduse kohta võib öelda niimoodi, et tavaline tallinlane, isegi kui ta oli korraliku töökohaga, kui ta ei olnud tööline, kui ta oli mingi teenistuja, siis üldiselt ta ikkagi väga harva kasutas ka ühehobuse voorimeest, et need olid tõesti erijuhtumid. Ja üldiselt see linn oli ikkagi piisavalt väike, et tallinlane sai jala kõndides hakkama. Et jah, voorimeest ikkagi loeti kalliks teenuseks ja takso oli küll mingil määral kallim, et siin muidugi kõik nüüd sõltub sellest,
kui palju inimesi sõidab korraga ja kuhu nad sõidavad. Aga Worimis jäi ikkagi jah, ka 30ndatel aastatel piisavalt kalliks, et teda mitte iga päev kasutada. Et kui kord kuus paar korda kasutasid, et siis vast oli okei, aga üldiselt ikkagi püüti seda vältida. Et see ei olnud ka selline harjumuspärane asi. Kas talvel olid saanid? Jah, talvel tõesti siis võeti troskade asemel saanid kasutusel. Need olid sellised väikesed, sellised kipakad, kõrged, väga mugavad nad ei olnud. Aga samas tallinlased väga hindasid seda talvist saanisõitu, et kõik need kellakesed ja kuljused ja nii edasi, et see kõik seostus sellise talveromantikaga. Et see oli nagu tõesti üks Tallinna ja ka teiste linnade identiteedi nurgakivisid külmal ajal. Et siis vahel oli ikkagi niimoodi ka, et näiteks isa pani oma pere sinna väikesesse saanikesse või kahte saanikesse võib-olla isegi ja siis sõideti näiteks enne jõule või jõulude ajal sõideti siis mingisugusesse ilusasse äärelinna osasse, lumisesse nautima seda talve. Ja eriti just siis vana aasta õhtul ja jõulude ajal oli see talvine saanisõit oli hästi hinnatud lõbu. Ja tõesti siis kõikidel Worimeestel ei pruukinud olla mõlemad sõiduvahendid, aga üldiselt ikkagi troskad asendati talvel saanidega ja kellel vähegi võimekust oli, et see siis ikkagi kasutas mõlemat. Veebiloengud on väga teretulnud, saab osaleda ka kaugemalt kui Tallinn. Jah, ma leian ka, et nendel veebiloengutel on nagu oma mõte ja ma vaatan, et siin et minule üllatuseks tuli just hästi palju küsimusi tuli Worimeeste kohta, et võite teha ettepaneku linnamuuseumile,